Jah, need on need oletatava valuvisked, et hakkad teadlikult hoidma, et ei saaks haiget. Ma ei pea olema selleks proff, et saada vigastada discgolfi mängides. Et kohe kott tühjaks ja siis läheb järsku mänguks, vaid enne võiks võtta endale kindlalt mingisugune 5-10 minutit. Kes kohale tulid, tegid suitsu või jõid kohvi. See oli nende maksimaalne soojendus. Kogu aeg mõtled, et sa tõmbad justkui diski, kui siin selle lõigu vaatajale üldse midagi meelde jääb. Siis jätke see meelde, et võtke üks rätik, tehke sinna sõlm peale, olge lihtsalt nutikad, ärge lihtsalt soojendust vahele jätke. Nii, kui me vaatasime minu Karujärve karikaetapi videot järgi, siis Raimo manitses mind, et tuleb ka füsioterapeudi abi otsida, sellepärast et ma sain väikse vigastuse, kui ma eeskätt viskasin ja siia tuli valu. Aga mis puudutab seda vigastust, mis eeskäe lihasesse tekkis? Füsiod kindlasti on väga head ja vähemalt üks füsio, kes ju ise ka mängib, me ju kõik teame, kes ta on. Raimo ütles, et õige mees, kelle poole pöörduda on näiteks Jörgen Puis. Jörgen? Mõtlesin hooga praegu või? Praegu läks hooga. No jah. No ei ole hullu. Eks ma olen Jörgen ja Jörgen. Kõik variandid. Rotslaste jaoks kõik on variandid on olemas. Jörgen Puis. Täpselt nii. Aitäh, et sa leidsid aega. Absoluutselt. Ühesõnaga, minu küsimus on ka, et ma ei pea olema selleks proff, et saada vigastada discgolfi mängides. Et minusugune algaja, harrastaja, et millest ma pean alustama? Üldiselt ongi väga mõistlik alustuseks leida endale selline kindel aeg, et me arvestame sellega, et me läheme näiteks discgolfi mängima, siis ei ole see, et ma lähen kohe platsile või loobin Kaks ja läks. Just, et kohe kott tühjaks ja siis läheb järsku mänguks, vaid enne võiks võtta endale kindlalt mingisugune 5-10 minutit. Et selline 5-10 minutit soojenduse tegemiseks. Soojendus võiks olla nagu selline etapp selleks, et siis saaks normaalselt mängima minna. Vanasti ma mäletan väga hästi, kui natukene kõrvale põigaldi siis Nõmme rajal discgolfi väljakul või raja ääres oli soojenduseks, oli esimesed, kes kohale tulid, tegid suitsu või jõid kohvi. See oli nende maksimaalne soojendus. Siis mindi kohe rajale viskama ja oligi kõik. Nüüd aastaid hiljem on ju, mis ma alustasin mingi 2015-2014 lõpp. 2015 hakkasin mängima ja siis ma olin võib-olla esimene, kes soojendusi üldse tegi. Võib-olla paar käeringi ja mingisugust sellised külgkallutused või midagi, et koti maast tõstmine oli ainult soojendus. Täpselt. Ja siis ajapikku läks asi niimoodi edasi, et on järjest rohkem näha, kuidas inimesed teevad seal minu seda pingviini harjutust, mis on juba selliseks päris tuntuks saanud, et ilmselt on Albertit nähtud seda päris palju tegemas, kuna me Albertiga oleme palju koostööd teinud varasemalt ka. Aga algajate puhul ma soovitakski alustadagi sellest, et võtta endale see kindel 10 minutit, et ei ole nii kiire. Soojendust ei tohiks vahele jätta. Kui me jätame soojenduse vahele, siis on tõenäolisem, et me selline külmast peast väga suurte tugevate visetega teeme endale liiga või siis kuskilt mujalt alla põlvedele seljale. Nii et me siis nüüd vaatame, mis soojendusharjutusi võiks kõigepealt teha. Just, alustaks põhimõtteliselt sellise südamelöögi sageduse tõstmisega. Ehk siis, et temperatuur üles saada, energia, verevarustus liikuma ja seda võib-olla seal 2-3 minutit, kas need on kokku-lahku hüpped, harki kokku, mingisugused koha peal jooksmised, juurdevõtusammuga, kerepööretega jooksmised või nii edasi. Okei, no menüü on rikkalik tundub. Põhimõtteliselt küll, et vahet ei ole, kuidas soojaks saab, peaasjad soojaks saab. Aga vist tuleb need riided ka ära vahetada. Ma arvan küll, et pane midagi sellist rohkem sportlikuma selga ja siis paneme tööle. Natukene mugavamalt. Just. Alguses hakkadki pihti paned käed õlgede peale ja siis jooksu ajal, et see ei saa olla nii lühike maa, nagu meil siin on, aga et kuskil metsa vahel, et sa paned juba õlad tööle, siis sa hakkad nii-öelda kas või koha peal sörkjooksu tegema. Võtad külgsuuna, ehk siis juurdevõtusammuga lased põlvest natukene alla, siis sujuvalt ristsammu peale, et üks käsi läheb ette, teine taha. Just. Et sa pöörad ülakeha ja jalgu ka. Kogu aeg mõtled, et sa tõmbad justkui diski selja tagant selline, et see on tegelikult samasugune liigutus. Ja võimalikult keha ligidalt, et sa saad siis nii-öelda käed mööda tõmmata, nagu oleksidki discgolfi ketast tõmbamas. Samasugune liigutus, et seda sama asja võid nagu ühildada ka rätikuga, et sa võtad juba rätiku kätte ja siis sa teed kogu aeg seda liigutust. Okei. Vau, see on äge. Just.
ütleme 10-15 meetrit või 20 meetrit teed ühte, järgmised 20 meetrit teist ja järgmised 20 meetrit siis seda ristsammu siis ühtepidi ja teistpidi, et mõtle seda, kui võtad väikse sörgi endale ette, aga sa teed seal 3 asja selle. Nüüd ma tean, mis see Rasmus Metsamaa seal järgmine ajal tegi. Täpselt. Sinu käest saadi. Tõenäoliselt jah, et tema on ka näinud neid erinevaid materjale. Väga hea. Et oluline ongi see südamelöögisagedus üles saada, natuke temperatuuri tõsta ja valmistada lihased ette siis eelseisvaks tööks või antud juhul see töö on siis discgolf. Siis järgmises osas tuleks teha nii-öelda ongi õlavööde veel kord soojaks. Ühesõnaga alustad õlaringidega, see, mis me juba läbi tegime. Et siis need nii-öelda õlaringid ühtepidi alla teistpidi ja siit võid sujuvalt minna siis no money harjutuseks. Näitad kõigile metsa vahel ära, et mul ei ole raha. Discgolfar on ketastest vaeseks jäänud. Täpselt, et keegi ei helista ja tagasi ka ei too. Ja kõik raha on ikkagi ketast alla läinud. Just. Teed no money, ehk siis laiutad käsi, samal ajal teed ringe. See on ainult ühtepidi? Mõlemad pidi võtta, täiesti vabalt. Ja siis lähed vaikselt robotiks üle. Ehk siis selline nii-öelda 90-90, hoiad küünarnukid 90 kraadise nurga all, liigutad nii alla kui saad ja üritad õlad paigal hoida. Annab juba tunda või? Ei, lihtsalt paindumine ei ole enam see, mis ta oli 10 aastat tagasi. Seda küll, jah. Siis ongi vaja hakata nendega ka vaikselt pihta ja liigud siit siis üle pea risti. Ehk siis see kaela tagant üritad nii ääre sirutada kui võimalik, tuled alla tagasi, jälle alla, ülesse ja nüüd teistpidi risti. Natuke koordinatsiooni ka, et ei ole lihtsalt tuim võimlemine. Ja siis, kui sa paned need asjad kõik kokku, alguses paned mõtlema, sirutad õitsa käed välja niimoodi diagonaali. Sa tunned kohe seda venitust kaenla all ka kõrgelt. Just. Ja siis tagasi. Ja siis panedki kokku ühtepidi, põmm ja teistpidi. Et see muutub hästi selliseks sujuvaks, alguses võtab mõtlemise aega. Ma panin mitu korda ühtepidi. Ja siis muutub hästi selliseks loomulikuks, et eesmärk on saada õlad võimalikult nii-öelda liikuma soojaks ja sellise erinevate nurkade all siis tööle. Selge. Siis käed külgede peale välja ja see on siis vastasõla puudutus. Paned käe õla peale ja proovi vastasõlale liikuda, ilma et pead väga ette kallutaksid. Just, tunned nii-öelda seda, kuidas siit kaenla alt hakkab kergelt rebima ja siis teisele poole. Et proovi küündida nii kaugele siia kui võimalik, et sul see vasak pool hakkaks korralikult kiskuma ja siis tuled alla tagasi ja teisega, seda võib olla mingi 4-5 kordust. Just, võimalikult lähedale ja mõtle ainult selle peale, et sa üritad vastasõlga puutuda ja siis viid välja ja teisega. Selline 3-4 korda, neid harjutusi ei pea väga palju tegema, sest eesmärk ei ole ära tappa enne diskiringi, vaid pigem nagu soojaks saada. Et nüüd on tunda, et nagu õlad said juba vaikti. Jah, nagu natuke juba on nahkmärg. Väga hea. Siis on juba soojenduse üks osa tehtud. Et siin ongi nagu harjutusi on päris mitmeid, igaüks võiks leida nagu mingid sobivamad enda jaoks. Nagu nii mingid asjad ei meeldi, mõned tulevad kehvemini välja, mõned paremini. Siis üritame leida mingid sellised sobivamad asjad sinna juurde. Siis oluline asi on kaela osa, see jääb tihti nagu tähelepanuta. Et kaela osa ka siis soojaks, et mitte lihtsalt külgkallutused, vaid me üritame sellele vastupanu tekitada. Paneme käe vastu ja üritame ära lükata seda kätt. Me lükkame peaga käe õlale, aga käsi avaldab vastupanu. Ja siis tuleme tagasi. Ja teeme ühele poolele näiteks selline 5 kordust, et ta muutub hästi sujuvalt tehtavaks ja proovime mitte pead pöörata, vaid esialgu ainult külgkallutust teha. Et ühele poolele 5 kordust ära, teisele poolele 5 kordust, et selline surume kätt õla peale. Peaks olema päris hästi tunda. Kas see on vahet, kuidas sa kätt täpselt tööd? Ei ole. Lihaseid väga ei huvita, kuidas see töö nendeni jõuab. Mingi asendus on naljakas. See on jah juba selline, ütleme, närvi libistamise asend füsioteraapias. Aga kuidas endal mugavam teha on? Siin on võimalik kohe 2 asja korraga saada. Ka selles seda küll, jah. Just, aga põhimõte on see, et me surume lihtsalt seda pead siis vastasõla suunas. Siis järgmine osa, siin on hea, kui kella ei ole või kui ongi pikad käised. Vastasõla suunas? Nagu sama õla suunas, aga siis lihtsalt see pea tuleb tagasi vastasõla suunas. Just. Siis käed üksteise peale, nüüd pööramisliigutus. Me paneme otsa esise siia nii-öelda rannete peale. Nüüd me surume justkui kätega seda otsa esist ja lõuga natukene kõri vastu, üritame pöörata, et mu käed pööravad, aga pea avaldab survet. See on selline kraamike naljakas harjutus, et tõenäoliselt väga paljud discgolferid nokamütsi peast ära ei võta selleks, et seda harjutust tegema hakata. Aga mine tea, äkki ma näen kunagi metsa vahel või mõnes videos kedagi seda tegemas. Aga see paneb pööre ja lihased. Kuidas see haare täpselt oli hea? Pane lihtsalt üksteise peale käed. Väga lihtne.
lihtne. et siin on nagu oluline see, et sul oleks see otseesine mugava koha peal, et ei ole kella peal või mingisuguse käeketi peal või midagi sellist. Et vaata, praegu sa keerad juba ülakehaga, su eesmärk on tegelikult ainult pead keerata. Okay. Sa surud peaga sinna nii-öelda käte sisse, aga kere on paigal. Proovi pead maksimaalselt pöörata niimoodi, et su otsmikuesine tuleb lõpuks siia käe välisküljele. Okay. Proovi veel, vaat umbes sinna. Ja sa avaldad kogu aeg vastupanu, siis sa tunned, et need pöörelihased lähevad reaalselt töösse ka. Väga hea, et see on nii-öelda kaela soojendamise osa, sest tegelikult nagu discgolfis on ka erinevate tõmmetel, liikumistel ja kui tuul on ka, siis kipub see nii-öelda külm ikkagi naha vahele pugema. Nokamütsi võib korra teistpidi panna. Võib korra nagu teistpidi keerata täpselt. Nagu Silveri Lätile meeldib. Jah, või siis üldse mitte, nagu ta tavaliselt teeb. See oleks parem. Okei, siis ütleme ülaosa, ülaosa, need said juba enam-vähem selliselt soojaks. Siis järgmise osana oleks keha ja kere osa, siis teada-tuntud pingviin. Ühele küljele, teisele küljele kallutused, puusad on paigal. Ehk siis liigud sirge seljaga ühele küljele, teisele küljele ja selliselt võrdlemisi tempokalt nagu kella tiksumise taktis. Tikk, takk ja siis proovid keha eest läbi liikuda ehk siis diagonaali. Et kui sa käega liigud diagonaali keha eest läbi, siis teine käsi tõmbab justkui mööda kere ülesse ja sa vaatad üle õla samal ajal. Okay. On ilusti tunda, et kuidas see pool hakkas kohe kiskuma. Et kui seda kätt nagu ei tõmba, siis seda kiskumist ei teki ka. Siis see on väga lihtne. Just, et see on nagu mõttetu liigutus, aga siin on need väiksed nüansid, mis annavad selle efekti. Mul on tunne, et ma õpin tantsima täna. See mul nagu naise nagu kahjuks väga hästi välja ei tule, aga äkki läheb paremaks. See on jah, et sa saadki nagu külgsuunad ka, sest seal on erinevad nii-öelda elemendid, mis on ka discgolfi visetes nii-öelda sees, et sa saaksid nagu need kere külgmised lihased ka kenasti soojaks. Et sellega küljed. Siis hea oleks võtta endale kas teha ilma või siis näiteks discgolfi kotiga. Oletame, et ta kaalub hetkel 9 kilo. Jah, siin ikka ketted on. Siin ikka ketted on. Ehk siis meil on see kott on käes ja üritame külgkallutust teha. Ehk siis ongi põhimõtteliselt selline, kus kere on paigal, külgkallutus liigub alla ja tuleme neutraali tagasi, ehk siis keskasendisse tagasi. Külje suunas ja tagasi. Et siis on vastaspoole lihased teevad tööd, paremas käes on praegu näiteks diskikott ja vasak lihaste, selle seljalihaste pool teeb siis rohkem tööd. Selge pilt. Ja siis vahetad kätt ja teed teisele poolele samamoodi, et palju ei pea tegema ja hulluks ei maksa nendega minna, et muidu ongi, väsimus on juba enne diskiringi saavutatud. Ma juba veits kartsin, et mu vasak käsi ei jaksa 9 kilo hoida, aga tuli ikka ära. Siin on päris palju erinevaid variatsioone, et siis tuleksid nii-öelda puusaringid ja QL-id. QL-id on siis nimmeruutlihased, et selline väike selline nerd. Ma olen vähemalt ühe korra seda sõna kuulnud. Oled jah, QL, quadratus lumborum, hästi peen nimi. Aga põhimõte on siis sellel, et kuidas neid lihased ja teisi lihasgruppe soojaks saada. Siis me üritame tekitada justkui poolkuukujulised, kui ma seljaga olen nii-öelda selle kaamera poole, siis me oleme justkui poolkuukujulised, et see vasak käsi, vasak jalg saavad omavahel kokku ja nüüd me üritan puusa ja küünarnuki kokku viia. Midagi sükest. Jah, külje suunas, vaata praegu tekib selline jambol laia juba vaikselt, aga proovi tekitada see moment, kus puus on üksteisest võimalikult lähedal, või on üksteisele hästi lähedal ja sirutad siis maksimaalselt ära, et tekitad sellise poolkuu kuju, et just külje suunas, mitte ette. Ja teise poolega samamoodi, proovi teisega ka. Just, ja nüüd pane küünarnukk ja puus kokku, tõsta seda puusu ülesse. Pood täpselt selliselt. Nüüd tunned, et vasaku poole tuharelihas on korralikult töös, samal ajal kui sa tasakaalu hoiad ja üritad siin küünarnuki ja kere kallutusega siis selle poole võimalikult kokku tuua. Nendega saad need küljelihased päris hästi soojaks. Siis edasi võib võtta windmill või kuidas seda mingisugune päikesetervitus või ma isegi ei tea neid jooga erinevaid termineid, pole kunagi joogas käinud, aga ma olen näinud vähemalt, et seda õpetatakse enam-vähem selliselt. Üsna hea harjutus saab anda samal ajal vastupannu, ehk siis mu põlv surub käte vastu ja käed suruvad põlve vastu samaaegselt, et selline nii-öelda patiseis. Tunda, et kerelihased lähevad kohe pingesse. Sirutame selja ilusti välja, et see selja osa oleks siit võimalikult sirge. Ja nüüd proovid tekitada sellise liikumise, kus sa vaatad käele kaasa, samal ajal jätkad seda surumist. Et sul on päris korralik pinge käe ja teisele poolele. Võid teha näiteks ühele poolele mitu tiiru ära kohe
või siis teed kordamööda. Ja iga kord vaata käele kaasa, sest see on hästi vajalik selleks, et sa saaksid sellise täisamplituudi teha. Ja selg sirgu. Ja selg sirgu. Natuke läheb kõveraks, ei ole hullu, aga enamasti selline sirget, et ümber telja või selliselt oleks see põhiliikumine. Okay. Ja sellele saab kohe otsa panna järgneva liikumise, mis siis on alla diagonaalide toomine. Ehk siis ma puudun vastaskäega vastasjalga. Ehk siis siia sääre juurde, võimalikult alle ja teine käsi siis liigub ülesse. Ja ma vaatan üles, aga nüüd on see liigutus dünaamiline. Kui enne oli ta selline võrdlemisi staatiline, siis lase põled just mugavalt endale ja nüüd sa teed selle liigutuse dünaamiliselt läbi. Okay. Et see ka on rohkem nagu diskile selline omane, natukene spetsiifiline liigutus, aga töötab väga hästi. Ja. Siis edasi minna puusade juurde, et võid alustada lihtsalt tavaliste puusaringidega, ühtepidi, teistpidi. Ja võib-olla ongi samamoodi 4-5 ringi ühtepidi, teistpidi, et ei pea väga pikaks ajama. Ja seejärel on ka hea juttu ajades näiteks hoida põlvest siit eest kinni ja proovida loksutada, vaadata jalalaba sisekülge ja jalalaba väliskülge. Et siis teetad juba nende samade QL-idega, millest me enne rääkisime põgusalt, et need teevad ka tööd ja lisaks on selline hea tasakaalu moment ka sees, et kas jääd püsti või ei jää. Kui puusadega nagu edasi minna, siis põhimõtteliselt selline märksõna nagu ukse avamine ja ukse sulgemine. Kui me kujutame ette, et meie puus on uks, siis ma üritan selle või õigemini, et mu vasak jalg on justkui ukse piit ja ma üritan selle ukse sulgeda ja ma üritan selle ukse lahti teha. Et see kokku ja lahku. Võimalikult nii-öelda välja. Et siis on tunda, kuidas puusas kõik jääb nagu kitsaks siin ees. Jalg on täis tallaga maas vasakul. Just. Ja nüüd ava ja proovi nii välja astuda. Ossa, ma ei saa minevad. Okay. Ja seda peab alguses võib-olla rahulikult tegema, on ju väikese amplituudiga ja järk-järgult liigud järjest kaugemale, on ju, et sa ei peagi kohe maksimumi haarama, sest kui väga järsult teha, siis võib põlvele hakata, eriti kui maapind on selline vähe tummisem. Ühe jalaga ära, teise jalaga ära, et see on selline juba treeningkava põhimõtteliselt, aga nagu ma ütlesin, et erinevad harjutused. No see, et sa nüüd käsi nii võtsid, see oli lihtsalt näitlikustamiseks, et siin ma panen ukse kinni ja teen lahti. Et löön endale nii-öelda plaksu. Et ta on lihtsalt selline, et tekiks nagu visuaalselt mingisugune aisting, et kuidas see puus siis liigub, et tegelikult nagu jalg on paigal, aga keha liigub. Selge. Ma annan sulle ühe rätiku siit. Ehk siis, kui siin selle lõigu vaatajale üldse midagi meelde jääb, siis jätke see meelde, et võtke üks rätik, tehke sinna sõlm peale, et sellest tekib justkui selline ankur ja teisest otsast hoiad kinni. Okay. Sest nüüd on see, et raskuskese on siis selle rätiku alumises otsas ja inertsiga on see rätik muutunud kas siis treeningvahendiks või ütleme soojendusvahendiks. Kui kõik need muud harjutused meelde ei jää, mida oli siin päris palju, siis vähemalt selle iga inimene võiks meelde jätta. Okay. Võtad, hoiad otsast kinni, sellega saab kiiret tõllat soojaks, hakkad ringi tegema. Hoiad küünarnukki keha vastas ja hakkad hästi lähedal ringi tegema nii, et ranne on otse. Et ranne väga palju ei liigu. Nüüd hakkad selle rätikuga järjest kaugemale minema, küünarnukki sirgemaks viima ja tunned, kuidas pinge õlas kohe kasvab. Lükkad küünarnukki sirgeks, nüüd liigud välja külje suunas. Võid ühtepidi teha ja tulla tagasi küünarnukiga keha vastu. Ehk siis eestkäeviskajatel jällegi väga hea teha seda liigutust sellises asendis, kus küünarnukk on keha lähedal. Siit tulen juba keha vastu tagasi. Just, siit hakkad keha vastu tagasi tulema. Selle aja peale peaks juba õlg, küünarnukk ja ranne üpris soojad olema. No enamik harjutusi, mis sa oled juba näidanud, on niimoodi, et juba üks harjutus teeb päris hästi soojaks või kaks. See ongi nagu erinevatele lihasgruppidele, erinevatele kehaosadele. Kindlasti parem kui kohvi ja suits. Igatahes. Ja võib-olla, kui need ringid on koordinatsiooni mõttes ei ole piisavalt väljakutsuv, siis 8, et saaks randme ka tööle. Okay. Ehk siis proovi nüüd 8 teha, et kujutad ette, et ühtepidi, teistpidi, aga nüüd selle jaoks, et see välja tuleks, pead rannet kasutama. Aga see peaks ikkagi paigal olema küünarnukk? Ei, lase küünarnukk hästi vabaks, et proovi ranne nüüd lõdvaks lasta. Sest praegu on näha veidikene, et see randme osa on ülijäik. Et kas või teed aeglaselt, rahulikult, pöörad. Sest diskil on ka tihtilugu on see, et kui ranne või need osad on hästi jäigad,
siis sealt tegelikult seda litrit ei tule. Ei tule, jah. Olen kogenud. Sõrmed peavad küll diskist kinni hoidma, aga ranne peab olema üsna lõtv. Okei, 8 variant. Just 8 ringid, võid üle pea teha sedasama liigutust, saad ka kohe õlad küünarnukid soojaks on ja siin on madal lagi, et sky's the limit siin antud hetkel. Tavaliselt on metsas olles ikkagi diski kuivatusrätik või mingi puhastusrätik on kaasas, saab sellega ideaalselt teha. Siis kui võtta nii-öelda alternatiivina see rätikuharjutus, mis me just hetk tagasi tegime, käepärast näiteks rätikut ei ole, siis saab oma enda jäsemetega ka hakkama. Et see on selline natukene jällegi tantsuline, et algusest panna randmed siit tööle ja teha see liigutus järjest suuremaks. Ehk siis, kui me läheme küünarnukkidega ja kätega hästi pikaks, siis me tuleme rinnaku juurde tagasi, siin teeme võimalikult kiiresti ja siin lähme nii-öelda nagu sirgemaks ja natukene aeglasemaks ja sirutame nii-öelda välja. Et erinevad randmeringid, mis iganes endale pähe tuleb, olge lihtsalt nutikad, ärge lihtsalt soojendust vahele jätke. See on põhimõtteliselt soojenduse nagu terve kompleksne osa, mida siis teevad võib-olla sellised ka edasi jõudnud mängijad, et miks mitte alustada juba edasi jõudnud asjadest algajatele, mis puudutavad siis soojenduse osa selleks, et me saaksime paremaks mängijaks. No selge. Mina räägin sinna, aga sina jälgid, mis mina räägin nagu mõnes mõttes. Okay. Teeme niimoodi. Ja. Ma saan aru, et me siis teeme mida? Küsime vast. Jah, see oli halb. Toendunud siia, kuhu? Väga hea. Et see nagu, et kui mina oleksin nii-öelda või nagu ma olen või mingi selline, et siis mis sa arvad, kuidas ma võiksin alustada? Davai.